Tere, mina olen õpetaja Allan ja täna on mul siin joonestuslaual üks naljakas lind. Ja tänase tunni eesmärk ongi uurida natukene 3D printimise hingeelu, kuidas see tehnoloogiliselt välja näeb ja kuidas teha mõistlikult mitmevärvilisi esemeid. Et siin on mul selline lind, mis külje pealt vaadates on näha, on selline kihiline. Et mina olen teinud ta meelega niimoodi eri värvi kihtidega, et ilmestada just seda, et 3D printimine toimub kihikaupa. Et printer prindib siis nii-öelda alt ülesse, üks kiht korraga. See kiht võib olla erineva paksusega, ütleme, et selline keskmise kvaliteediga prindi puhul on selle kihi paksus umbes 0,2 millimeetrit, ehk siis 1 millimeetri printimiseks on vaja teha 5 kihti. Aga sõltuvalt printerist võid seda siis nii-öelda kvaliteeti või kihi paksust muuta. Meie kooli puhul siis meil on printer toetab kuni 0,08 millimeetrit kihi paksus, ehk siis mida õhem kiht, seda kvaliteetsem see print tuleb, seda vähem on neid kihte näha. Eriti hästi on neid kihte näha ümarate, kumerate servadega objektidel. Täna me teeme sellist kandiliste servadega objekti, et siin see kihi paksus või nii-öelda nii palju rolli ei mängi. Et kuna need on nurgelised servad, siis külje pealt on küll kihte näha, aga me midagi kumerat ei tee. Ja mis vahe siis on nendel, et kuidas siis teha mitmevärvilisi asju. Et selleks laias laastus on 2 võimalust, et lihtsamad printerid prindivadki siis nagu ühe kihi ühe värviga ja värve on võimalik vahetada siis nii-öelda kihi vahetumisel. Meil on koolis sellised printerid, mis suudavad printida ka ühe kihi raames mitme värviga. Aga mis siis vahe on? Vahe on selles, et iga värvi vahetus printeril nõuab selle printimispea puhastamist. Vana värv tuleb sealt täielikult välja ajada, uus värv sealt läbi pressida nii kaua, kuni seda vana värvi enam üldse näha ei ole. Näiteks kui sa prindid mustaga ja järgmine värv on valge, siis seda valget tuleb sealt printimispeast juba aega läbi pressida, et ta päris valge saaks, et ta peseks selle nii-öelda mustaselt täitsa välja. Ja see on kulukas ja ajanõudev, et mida vähem neid värvivahetusi printeril on vaja teha, seda kiiremini saab see töö valmis, seda vähem kulutatakse ka plastikut, mis prügikasti läheb ja nii edasi. Nii et vaatame siis 2 varianti, et siin see disain on tehtud siis niimoodi, et iga kiht on eri värvi ja nagu ühe kihi raames kõrvuti mingeid eri värve pole vaja printida. Ehk siis antud juhul printer peab tegema 4 värvivahetust, et siin on 4 värvi ja vahet ei ole, kui kvaliteetselt me seda prindime, kas 0,08 kihiga või 0,2 millimeetrise kihi paksusega. Siin on 4 värvi üksteise peal ja printer peab tegema 4 värvivahetust. Kui ma teeksin selle linnu niimoodi ühetasandiliselt, et ühe kihi peal on siis nagu kõrvuti erinevad 4 värvi, siis tuleks neid värvivahetusi siin kuni 80. Et sellise väikse ja ainult 4 värvi puhul siis päris suur number, 4 versus 80. Ja vaatame siis, kuidas seda lindu teha. Mul on siin nüüd tühi töölaud ja vaatame ka uut tööriista, mida me ei ole siiamaani kasutanud. On selline vaba käe ja joonistamise tööriist. Klõps on siin, ei pea loistama, võin loistada ka. Klõps siin joonestuslaual ja zoomin natukene välja. Siin see üks suur ruut on siis 1 sentimeeter ja me võiks teha selle, mina teen nüüd seda lindu siin, aga et sa võid teha ka midagi muud, aga et tingimus on see, et oleks 4 värvi kasutatud ehk 4 kihti ja et see asi võiks jääda sükse kuni 6 sentimeetri piiresse, ehk siis ma teeks umbes 4 korda 4 ruut oleksid siis see linnukeha.
teen sellise ümmarguslätaka. Siin ta kohe näitab meile ka, milline see 3D-s välja võiks näha. Ja teeme siis talle noka näiteks. Teeme niisuguse natuke laiema noka, et need värvid meil ilusti välja paistaks. Teeme pooleks ka. Silma teeme ka natukene suurema, et see joon, millega me joonistame, päris paks. Et meil siin nagu jääks värvimiseks ka seda ala. Nii teeme talle jalad. Sellised toekad. Teeme talle saba. Ja teeme talle tiiva ka. Tiiva ma teen niimoodi, et ulatuks natukene siit niimoodi üle ääre. Ja selle me tahame siit ära kustutada. Siin on kustukumm olemas. Et kustutame siit selle joone ära. Siit ka seda veel. Nii, no nüüd on päris okei. Ja ma teen mõned kriipsud siia ka, et see oleks nagu kuidagi nagu suled või midagi taolist. Nii. Ja mis me taga edasi tahame teha? Kas me tahame sellest teha siis, ma ei tea, külmkapi magneti, tassialus, võtmehoid ja ripatsi, kõrvarõnga, et sõltuvalt sellest siis ka teeme siia näiteks mingi aasa või ei tee siis aasa. Et mõtle oma see plaan ja enne valmis, et hästi oluline on, et sa saaksid kõik asjad, mis sa tahad joonistada, siia praegu ära joonistada, sellepärast, et pärast seda muuta on suhteliselt tülikas. Sõltub, mida sa tahad muuta. Nii, ja ongi meil see lind nagu juba peaaegu olemas, vähemalt mingid kontuurid. Ma annan talle paksuseks 1 millimeeter, et on hea siis arvutada. Ja nüüd ma kasutan duplikeid tööriista, et teha need 4 kihti. Et vahetan duplicate ja tõstan kõrguse natuke ülespoole ja vajutan veel korra siis duplicate ja duplicate. Et on mul 4 kihti. Ja mina kasutan nüüd siin mingeid värve, mis mulle meeldivad. Kui sa nüüd teed omal tunnis koolis seda tööd, et siis küsi õpetaja käest, et mis värve te kasutate ja mis kiht, mis värvi on. Et kõigil klassiõpilastel peaks olema siis samad kihid, sama värvi. Ehk siis kõige ülemine 4. kiht näiteks, mina tahaks musta kontuuri, ma teen mustaks selle. Siis ütleme, ma võtaks järgmiseks näiteks selle silmavärvi. Ma paneme siit midagi, panen punase näiteks. Siis tuleb, ütleme, nokavärv näiteks. Paneme, nagu võiks kollane näiteks olla. Ja kõige lõppu jätame siis keha ja tiiva sulestiku värvi. Ja suled teeme helelillad. Printimise mõttes vahet ei ole, mis värve sa siin valid. Et printeris on need 4 värvi, mis seal on. Ja õpetaja määrab siis, mis kihile, mis värv tuleb. Aga et siit eelvaate jaoks on siis nagu hea vaadata, et sa paned siit samad värvid ja siis on sul näha, kui ilus või kole sulle siis tuleb. Ja nagu näha, siin praegust nüüd on meil täpselt 4 ühesugust lindu, erinevad värvi üksteise peal, et see ei ole päris see, mis me tahtsime. Et ma alustan näiteks ülevalt poolt, siis kontuur jääb nii, nagu ta on. Kõik servad jäävad mustad. Ma võtan siit järgmise selle punasegi ja ma tahtsin, et see punane siis värviks ära selle silma. Ma teen topeltklõpsu selle peal. Võtan siit, juba ongi valitud, võtan selle pliiatsi ja värvin punasega selle silma seest punaseks. Ja ongi kõik, rohkem mitte midagi tee. Ühesõnaga, ma peaks siin ära värvima kõik asjad, mis nagu punaseks lähevad. Praegu ma tahan, et ainult see silm oleks nii. Vaatame pealt. Näete, silm läks punaseks. Nüüd võtame järgmisegi kollane. Kollaseks ma tahtsin nokka saada. Ma võin nüüd siit niimoodi järjest hakata seda siin sodima, aga võin võtta ka selle tööriista ja siit lohistada hiirega ümber selle noka sellise kontuuri ja lasen lahti. Nii.
Aga nüüd, kuna ma eelmises kihis värvisin ära ka silma punaseks, siis ma pean ka siin selle silma ära värvima, et ta ei jääks alt tühjaks. Nii, parandame sellega ära. Et ühesõnaga igas kihis siis värvime ära need asjad, mida me seda värvi tahame, pluss kõik need asjad, mis me juba varasemates kihtides ära värvisime. Done. Nii, nüüd on meil must, punane, kollane on tehtud, on käinud 4 kiht veel. Ja siin me värvime siis kõik ära, mis peab värvitud saama. Ehk siis noka me värvisime eelmises kihis ära. Siis seda auku me ei taha värvida, see peab auguks jääma. Aga keha, tiiva, kõik värvime ära. Ja nüüd on oluline, et see valel ajal seda lahti ei lase, et ikkagi jõuame selle kontuuriga siia kuskile lõppu välja. Ja nüüd laseme lahti. Nii, no natukene vaja veel parandusi teha. Nii, parandame need augud ka ära. See peab jääma auguks. Ja siin me juba nagu näeme seda eelvaadet ka. Nii, vaatame pealt. Näete, juba hakkab looma. Kui ma panen siit nüüd ortogonaalse vaate sisse, siis me näemegi enam vähem nii, nagu ta tuleb. Aga meil need kihid on üksteisest ikkagi veel päris kaugel. Et selleks, et nüüd need kihid täpselt üksteise peale saada, me kasutame seda töötasapinna tööriista, ütleme siis nii eesti keeles. Klõps siia ja ma panen siis kõigepealt selle alumise kihi peale selle töötasapinna. Et näete, see töötasapind on nüüd selle lilla kihi peal. Ma valin ära kollase kihi ja vajutan nõrka teed klaviatuuril. Kukutan täpselt sinna peale, töötasapinna peale, selle kollase kihi. Nüüd ma kordan seda tegevust, panen jälle, võtan töötasapinna siia kollase kihi peale ja kukutan punase kihi sinna. Panen töötasapinna punase kihi peale ja kukutan nõrga teega musta sinna peale. Ja nüüd, et töötasapind saada sinna tagasi algasendisse, siis klõps on siin kuskil kõrval. Ja mul on need kihid täpselt üksteise peal. Et palun ära hakka seda käsitsi rihtima. Ja ongi olemas. Ma võtan ta veel, rühmitan ära ka, võtan gruppi. Ja vaatame, mis ta need mõõdud said. 7,4 ja 6,8. No enam-vähem. Ma loodan, et kõik teie rühmatööd mahuvad õpetajal sinna printerisse ära. Aga nüüd, et need tööd oleksid nagu eristatavad ja kuidagi ka rohkem isikupärased, et siis paneme sinna, pane oma nimi sinna ka peale. Võtan siit selle teksti ja ma kukutan selle siia, selle lilla peale siis nii-öelda selle kõige alumise kihi peale. Et ta läheb läbi nende ülemise 3 ja jääb sinna alumise kihi peale. Ma neid sakke ei taha. Mida väiksem tekst, seda nagu väiksemaks lähevad ka need sakid ja need ei pruugi hästi välja näha. Kirjutan siia trükitähtedega alla. Võtan siit teise fondi, et teen väiksemaks. Väiksemaks tegemiseks, suurse muutmiseks ma hoian all Shift-klahvi klaviatuuril ja siis hiirega lohistan. Siis ta ei riku ära ja proportsionaalselt kõik. Nii, kui suurus on enam-vähem okei, ma võin siit muuta veel seda bevelit, et teha ta natukene paksemaks veel. Ja võib siin teda pöörata soovi korral. Ja nüüd on värvi küsimus, et mis värvi sa tahad, et see nimi oleks. Näete, ta on selle lilla kihi peal ja meil on valida siin kollane, punane või must antud juhul. Ja sõltuvalt, kui paksuks kõrge sa selle teksti teed, siis seda värvi taga tuleb, nagu see pealmine kiht. Et kui ma jätan see 1,65 praegu, siis see kollane kiht on 1 millimeeter, ja ta jõuab siis kuskile sinna üle poole punasest, et ta jääb pealt punane. Kui ma tahan, et ta oleks kollane, pean panema kõrguseks talle 1 millimeeter. Kui ma tahan, et ta oleks punane, siis näiteks 2. Kui ma tahan, et ta jääks mustana lõpptrükis, siis 3, et ta oleks nagu sama paks kui see.
sa võid taga natukene õhemaks jätta, et ta ei pea täpselt sama paks olema kui see must, et isegi kui sa paned siia 2.5 näiteks, siis ta jääb ikkagi must, sellepärast et ta jõuab siia mustakihi poole peale. Ja ma siis siin nii-öelda Tinkercadis muudan ta värvi siis vastavalt ka ära, et ma näeksin, kuidas see must siia sobib. Printeris ta jääb ikkagi seda värvi nagu, kui kõrgele ta jõuab. Mis värvikihti ta jõuab. Võime teda panna ka siia kuidagi rohkem serva taha. Ja nii ongi, sina võid teha mingit taolist lindu, sa võid teha mingisuguse, ma ei tea, autologo, nööpi, rinnamärki, tassialust, külmkapimagnetit, kõrvarõngast, mida iganes, et lihtsalt vaata, et ta siis jääks sükene, mitte väga suur, et alla mingi 8 või 7 sentimeetri kõige pikem külg. Ja et need värvid siis neid oleks 4 tükki. Ja kui sa nüüd teed näiteks kõrvarõngast või nööpi, et siis võib-olla see ei ole kõige asjakohasem, et see oleks mõistlik siia mingi auk teha. Et siis ma võtan siit ühe näiteks augu, tuletame meelde, kuidas augu tegemine käis, hoian shifti all, teen ta niisuguseks ümmarguseks, ta läks nii pisikeseks, et ma kadusid need klotsid ära siit, nii teeme ta paksemaks ka. Ja mis ta mõõdud praegu on? 3 millimeetrit, ta võib-olla veitsa palju, ma arvan 1 millimeetrist täitsa piisab augu jaoks. Ja ütleme, et siis kui ma siia paneks nagu kõrvarõnga jaoks augu, et siis ma ilmselt seda kaart siia ei teeks. Et mõtle läbi, mida sa teed. Kas sa tahad nagu auguga varianti või ilma auguta varianti? Mul on siin Snap-to-Grid on 1 millimeeter, sellepärast ta hüppab siin nii jõudsest, et ma võin panna siit 0,1 näiteks ja siis ma saan teda paremini näiteks siia musta serva taha panna, aga võib ka selle musta serva sisse panna. Sõltub sellest, kus sa seda kõrvarõnga nii-öelda traadi läbi tahad panna. Või kui sa nööpi teed, et siis sa tõenäoliselt tahad panna need augud kuhugi siia keskele. Ütleme duplicate. Ja siis nad võib-olla võiksid ka olla, võivad millimeetrist natukene suuremad olla, näiteks 2 millimeetrit, et õmblusnõel sealt läbi mahuks ja saaksid selle õmmelda endale kuskile. Ja nööbi puhul võib-olla nagu nii siukseid väljaulatuvaid sakke ei tasuks teha. Ja kui see on sul valmis, siis esita oma töö, näita kõigepealt õpetajale ette ja las õpetaja vaatab üle, kas kõik on õigesti. Ja siis klõps siin logo peal ja klõps hammasratta peal ja esitad oma töö Add Class Activity. Jõudu tööle!